Torgi koostööpartneritest. Esimesena räägiks siis riigigümnaasiumitest, Tallinna ja ka mujal olevatest, et ühiselt saaks siis teha valikainete kursusi, näiteks e-õpet ja hübriidõpet, ühisprojekte, näiteks teaduskonverentsi, ainevõistlusi, uurimustööde päevasid, siis saaks teha võistlusi, debatte, väitlusi, spordivõistlusi, teadusvõistlusi, õpilasvahetusi, õpetajate koostööd saaks teha metoodika ainete arenduses. Siis koostööd saaks teha kutseõppeasutustega Tallinnas, mis on siis näiteks topeltõppevõimalused, kus on siis üldharidus pluss kutseõpe, spetsialiseerumisvõimalused, näiteks IT, meedia, toitlustuse, disaini vallas, valikained, praktikavõimalused, töövarjutamised, kutsemeistrivõistlused, töötoad ja projektid, näiteks ettevõtlus, robootika, AI ja näiteks karjäärinädalad. Siis kindlasti koostöö kõrgkoolide ja teadusasutustega, ülikoolikursustel näiteks osalemine, külalisloengud, eriprogrammid gümnasistidele, ühisprojektid, näiteks tiimharidus ja uurimustööd või töötoad ja teaduslaagrid või eelteadus ja uurimustegevused. Siin seda kõike saaks teha siis Tallinna Ülikooliga, Tartu Ülikooli Tallinna filiaalidega, siis TalTechiga, Eesti Kunstiakadeemiaga, siis samamoodi muuseumid, teaduskeskused, kultuuriasutused nagu Kumu, ajaloomuuseum, Proto, Vabamus, Kailab, nendega saaks teha integreeritud ainetunde ja väljasõite, projektiõpet, näiteks loovprojekte, kuraatoritööd või haridusprogramme, õppepäevasid. Siis kindlasti tööandjate ettevõtlussektoriga saaks teha näiteks praktikaid valitsusasutustes või ettevõtetes, mentorprogramme ja töövarjupäevasid või õpilasfirmade juhendamist. Siin saab ka siis koostada Eesti Panga, Riigikogu, ministeeriumite või hoopis Tehnopoli, Transferwise'i, Pipedrive'i, Cleveroniga ja nii edasi ja nii edasi. Kindlasti rahvusvahelised partnerid on tähtsad ja vahetusprogrammid, näiteks Erasmus pluss ja Noor pluss. Siin saaks teha õpilasvahetusi, ühiseid projekte välispartneritega, virtuaalset koostööd ja keelepraktikat. Ja siis ka loomulikult lapsevanemad ja vilistlased, et saavad aidata karjääriõppe toetavate tegevustega nagu esinemised ja töötoad, vilistlaskogu loomisega, tugivõrgustiku arendamisega ja tagasiside andmisega hariduskorraldusele. Ning kõige viimane, võib-olla tähtsam osa on ka isegi koolisisesel süsteemsel koostööl, et oluline roll on siis karjääri õppenõustajatel, isiklike õpiradade kujundamisel, õpilasesindustel ja mentorprogrammidel, kaasatuse initsiatiivi arendamisel ja koostöö koordinaatorist strateegilise võrgustiku töö arendamisel. Aitäh!